ma olen katsunud luua serviisi, kus iga serviisi perekonnaliige on pärit erinevalt autorilt. Et selline nagu ajalooline selline kohtumine serviisina. Ma olen ikkagi nagu üritanud need nii kokku panna, et need omavahel sobiksid ikkagi. Et nad päris erinevatest ooperist ei ole, et kuigi see on nagu selline mööndustega valik, aga siiski, et kuna nad on üsna sellise nagu pigem minimalistliku vormiga ja lihtsa vormiga, et siis ma arvan, et nad omavahel on dialoogis. Kui see pakkumine minu tuli, see oli ikkagi mulle üllatus, et ma ei oodanud seda absoluutselt ja ma ütlesin kohe jah, et see oli ikkagi see, mida ma nagu nägin ennast, et ma tahan teha kohe. Ja mulle meeldis kogu see nagu idee seal taga, et ma saan arhiiviga suhestuda, kuidas ma iganes tahan, mulle meeldis see vabadus. Ja mulle meeldis seda, mida ma olin juba varem näinud, mis on tehtud. Ja võib-olla jah, et võib-olla kõige rohkem mulle meeldiski alguses see vabaduse tunne, et ma võin mida iganes teha ja et mul on vabad käed. Ja eks ma siis tükk aega mängisin selle mõttega, et mida teha. Ja alguses ma olin väga avatud kõigele. Ja siis kuidagi ikkagi külastasin siis muuseumi arhiivi ja vaatasin erinevaid valdkondi. Väga põnev oli. Ja see keraamika mõte juba mul käis alguses, suhteliselt algusest läbi, aga siis mulle nagu tundus, et võib-olla see on nagu liiga nagu, et mul on keraamikadisainer ja et keraamika, et see tundus nagu liiga kuidagi mingis mõttes igav võib-olla ja lihtne. Aga siis ka aja jooksul mulle hakkas kuidagi rohkem tunduma, et kui mina seda keraamikat kuidagi ei ava, et siis kes siis veel. Et ma külastasin erinevaid arhiive, et minu jaoks oli väga põnev ehtegalerii. Aga siis ma nagu tundsin, kui ma seal ehtemaailmas olin, et ma olin natukene nagu kuskil eksootilisel reisil. Et mulle kõik see väga meeldis. Aga et mul kuidagi nagu, et see suhestumine oli kuidagi niimoodi, et kuidas siis või et miks. Ja keraamikaga oli tegelikult samamoodi, et kui ma läksin sinna Suur-Sõjamäe keraamikaarhiivi lattu, et siis oli huvitav vaadata, et mida siis kõik on aja jooksul tehtud, et kõik need kõikvõimalikud vormid ja erinevad autorid ja siis ma veel ei teadnud, et kuidas ma siis sellele kõigele lähenen. Kuidas nagu nende autoriõigusega on, et kas oleks selline asi mõeldav, et kuidagi nende loomingut teha nendega seda uuesti mingisuguses vormis. Aga see tundus mulle selline kuidagi natuke riskantne ja kuidagi selline kuidagi liiga kahtlane. Ja siis see mõte jäi niimoodi kuidagi küpsema sinna taha taustaks, et ma lasin vahepeal sellest täiesti lahti. Mingi hetk see kuidagi mõte tuli tagasi. Mul oli kogu aeg võib-olla see küsimus selle ideega, et kas see üldse tohib või et kas see on üldse nagu mõeldav. Et võtta nagu teiste autorite teosed ja teha need uuesti. Ja siis ma nagu olen mõelnud seda ka, et huvitav, et see on mul nagu kogu aeg terve selle protsessi vältel, et ma olen tahtnud ise midagi teha, et see ei ole olnud piisav minu jaoks, et ma võtan asjad või objektid arhiivist ja teen nendega installatsiooni, et kuidagi mul ikkagi käib see hästi niimoodi läbi loomingu, et ma tahtsin sellega kuidagi suhestuda läbi ise nagu nende asjade või nende ideede ja objektide läbi mängimise ja tegemise. Ja siis ma mingi hetk helistasin kevadel Leo Rohinile ja mõtlesin, et võib-olla see on hea nagu kuidagi
kuidas nagu sellest teemast kellegiga rääkida ja näha, et kuidas siis need autorid ise sellesse suhtuvad, et kas neile nagu on see vastuvõetav. Ja siis meil oli Leo Rohiniga pikk telefonikõne ja see oli väga selline, nagu Leo ikka oli selline, algusest oli natukene, ei saanud kohe nagu skeptiline selle idee suhtes, aga mida pikemalt me nagu sellele teemal rääkisime ja arutasime, siis kuidagi ikkagi jõudsime sellisesse punkti, et ta ütles, et jaa, et muidugi, et tee ära, et väga tore, et sa selle peale tulid ja suurepärane, et hakka pihta või midagi sellist. Jah, ja siis ma natuke kuidagi oligi see mingi vabastav moment, et just kui ma tundsin, et ma oleks nagu loa saanud seda üldse teha. Ma tahtsin ise ka midagi seal kuidagi osaleda selles dialoogis, aga et kuidagi mitte liiga pealetükkivalt, et kuidagi mitte kohta endale võtta. Ja siis tuligi mängu see kandik, mis on oma olemuselt kuidagi äärmiselt lihtne, et pigem ta osaleb nagu display'na ja on nagu selline lõuendina või selline toetav element. Ja siis minu need topsid ka, mis on väga sellise lihtsa vormiga. Ja siis ma olen ka natukene tegelenud sellise mustrimänguga ja seal ma ka sain inspiratsiooni nendest kogudest, aga kuidagi aja jooksul see arenes järjest abstraktsemaks, et ma ei tea, kas need seosed on väga ilmsed üldse või arusaadavad. Et võib-olla miks ma selle tekstiilidele panin, et mulle tundus, et seal on selle teema nagu käsitlemine kuidagi ohutum, et ta ei ole nii see nagu, ta on rohkem selline mänguline, ei ole nii liiga nagu, et ma arvan, et seal ta võib, et sellisena ta võib olla. Et võib-olla see, et see tagasi minnes, siis see võib-olla tassiga, kui ma tegin selle esimese selle topsi või see tassi sinna tehasesse, et võib-olla see oli natuke see moment, kus ma sain aru, et mulle pigem nagu sobib selline suund, selline, et mulle ikkagi võlub lihtsus ja materjal iseenesest. Et kuidagi, kui ma keraamikat ikkagi õppisin alguses, et seda kõike tundus mulle kogu aeg seal liiga palju, et kõike seda nagu seda vormimängu ja neid detaile ja neid ideid ja ma mäletan, et juba hindamisel et mul olid need asjad üsna lihtsakesed ja siis mul hindamiskomisjonis seal, mitte hindamiskomisjonis, aga vahehindamises keegi õppejõud küsis, et kas sulle endal igav ei ole sellised ühesugused topse teha või igavus. Et jah. Ja siis ma ju läksin tootedisaini magistratuuris ja siis neid küsimusi enam ei olnud. Et siis ma vaatasin, et oi, ma olen nii õiges kohas, et tegelikult me nagu näeme kuidagi, see oli nii loomulik see üleminek ja seal õppida oli ka vist lihtne selles suhtes. Ma olen ikka hästi selline materjali inimene ise, et mulle meeldib materjali iseenesest, selle kvaliteet, see, kuidas ta ajas vastu peab, see, kuidas ta ajas muutub, et sellised asjad minu jaoks ongi hea disain, mis kuidagi ajas nagu ennast tõestavad, et võib-olla siin näitusel saab ka seda sama näha, et seda vist nimetatakse ka paatinaks, et kui asjad kuidagi aja jooksul muutuvad isegi veel lähedasemaks ja mõned ka ilusamaks või paljud. Et ma arvan, et ma olen küll natuke selline, et kohe, kui mõni inspireeriv või põnev inimene silmapiiril on, siis ma kuidagi nagu katsun kontakti saada mingil moel. Et samamoodi nende disaineritega siin Eestis ja rahvusvaheliselt ka.